No nii, tere! Täna ma siis teen kakaoküpsiseid seesamiseemnetega. Kõigepealt siis paneme mikserisse 300 grammi toasooja võid. Ma natuke tegin ka mikrolaineahjus natukene pehmemaks. Ja siia nüüd lisame suhkrut. Nii, kõigepealt siis pool tassi tavalist suhkrut. Ja nüüd veel ka siis pool tassi karamellsuhkrut. Nii, nüüd vahustan kõik läbi. Kuna siis karamell on natukene kõvem, siis teeme ta niimoodi vahepeal väikesteks tükkideks siin sees. Ja siis on parem vahustada. Aga need tükid jäävad nii mõnusad seal küpsise sees. Nii, siia paneme umbes pool lusikat soola. Nüüd lööme siia 2 muna. Nii, siin on nüüd mul segatud jahu, no kuskil 100 grammi. Ja ka siis tegin karahelbed peeneks ja neid on siis kuskil 200. Siia lisan nüüd 1 lusika soodat. Ja siia lisan siis 3 lusikat tumedat kakaod. Segan kõik läbi. Nii, nüüd lisan selle muna massile ja segan kenasti läbi. Nii, lisan ka peaaegu 1 lusika. Teelusika siis küpsetuspulbrit. Ja nüüd segame kõik läbi. Ja nii, kõige viimasena ma valasin siis siia sisse ka veerand pakki juubelitordipulbri jahu. Nii, valmis taigna ma asetasin siis praegu küpsetuspaberi peale, mis on kaetud jahuga. Ja nüüd hakkab vormima siis väikseid pallikesi, millest tulevad küpsised. No nii. Et sellest taigna kogusest peaks saama kuskil 60 pallikest. Nii, ja et saada ühtlaselt ilusaid küpsiseid, siis mina kasutan selleks veiniklaasi, alumist jalga ja vajutad talle lihtsalt peale. Nii, kõik teed niimoodi ja paneme siis pannile ja jätame ka vahed sisse, sest ta kindlasti paisub. Nii, nüüd valmistan ette ahjuplaadi. Et siin on siis küpsetuspaber, tegin õrnalt niiskeks, panin pannile ja nüüd panin peale siis seesamiõli. Et kellel siis ei ole seesamiõli käepärast, võib ka tavalist õli panna. Ja pintseldasin ilusti laiali. Nii, jätsin siis ilusad vahed, et saavad paisuda. Ja saputame üle seesamiseemnetega. Ja läheb ahju siis kuskil 20 minutiks ja mina panen 200 peale. No nii, ja valmis nad ongi. Mõnusalt krõbedad, täpselt nii nagu mulle meeldib. Head isu!